Metsakodu teeviita üles seati, küsis üks rootslane, vanem mees. Mida see tähendab? Metsakodu või metsakudu? Talle vastas Metsakodu asutaja Gustav Ilves. See viitab eestlaste päris omale maatükile ning lisas naljatades. Siit orust on nüüdsest kullerkuppude korjamine ilma meie loata keelatud. Rootslane märkis pead vangutades, et see eesti keel on ikka üks huvitav keel küll. Ühe sõnaga saab nii palju ära öelda. Me oleme jõudnud Luigejärve suhu, mis on üks väikene järv Metsakodu juures. Ta polnudki algul Luigejärv, rootslased kutsusid teda Jaheda Aasa järveks, kuid me ristisime ümber Luigejärveks kahel põhjusel. Igal aastal tuli siia nimelt üks luigepaar, ristisime nad Joosepiks ja Mariaks ja aastad olid nad meie truud külalised, kellel tihtipeale ka oli väga hea söögiisu. Kui tüdrukud läksid hambaid pesema saunasillale, siis tihtipeale hambapastatuubid kadusid. Nii et see Luigejärv võiks rääkida paljusid lugusid Metsakodu minevikust ja ka tänapäevast. Ilma Luigejärveta poleks Metsakodu see, mida ta on. Siia Skandinaavia maade südamesse, keset Rootsi ürgmetsa, kauni Luigejärve kaldale, Skaraburi maakonda, Mulsjö kommuuni rajasid Eesti skaudid 1953. aastal ühise rahvusliku kodu võõrsil. Metsakodu pidulik avamine toimus 11. juunil 1954. aastal. Aastate kestel on siin peetud skautide ja gaidide laagreid, kursusi, õppepäevi, leeri- ja spordilaagreid, noorte rahvaülikoole, Eesti nädalaid. Metsakodu peamiseks sihiks on olnud mitme aastakümne kestel koondada ja säilitada Eesti noori eestlusele. Üheks suuremaks sündmuseks Metsakodus on olnud igal aastal suviharjapidu, mille tähistamiseks saabub siia eestlasi igast ilmakaarest.
minuga on niimoodi, et kui sa ükskord oled olnud skaut, siis sa oled eluaeg skaut. Mina hakkasin skaudiks aastal 1926 või midagi taolist. 1935 olin ma juba skautmaster ja ma pean ütlema, et see aeg, mis mina kasvasin üles Haapsalus ja mis ma siis skautluses tegin, see on jätnud jäljet kogu minu elusse. Ja ma pean ütlema nendest kaaskautidest, kes sel ajal tuli ühiskonna tegelasi ja kasulikke inimesi ühiskonnas, kes olid truud mitte üksi skautlusele, vaid ka Eestile ja oma isamaale. Ja see tegevus ulatus siia maapagulusse, kuhu mina saabusin 1944 ja kuna punased olid skautluse sulgenud, siis sai Eesti skautlus uuesti taastatud siin. Ja see on üks tegureid, miks pärast vähemalt siin Rootsis nii hästi on siiski eestlus säilunud, sellepärast et noored olid rahvuslikus keskkonnas ja selle keskkonna hulka kuulus vabaõhupiirkondade asutamine, millistest Metsakodu oli esimene. Gustav Ilves, skautmaster ka kodumaal, tema oli see, kes oli idee nii-ütelda välja tõi ja kes seda praktiliselt ka teostas, sest ta suutis koguda Eesti ühiskonna selle ettevõtte taha. Temal endal ei olnud rohkem raha kui sisse maksta üks panus, et seda nii-ütelda kinni panna üheks panustamiseks, kus oli vaja palju raha. Ja kõik arvasid, et see asi läheb negatiivselt, aga see läks positiivselt. Ka rahvast tuli taha, kuigi eestlased sel ajal ei olnud kuigi rikkad. Ja tulemus oli esimese osa äraostmine. Pärast toimus hilisemad juureostmised ja Metsakodust sai selline institutsioon, nagu ta on praegu. 1714-71, pangas 83 000. Metsakodu juriidiliseks omanikuks on Eesti skaudijuhtide kogu Rootsis, kuhu kuulub üle 100 liikme. Metsakodu seljataguseks on Metsakodu sõprade ring, olles Metsakodule majanduslikuks toeks ja abiks. Siin tulevikufondi koosolekul arutataksegi praegu majanduslikke küsimusi. On see oma kommentaarisid midagi nende sisse? No see on just, et väljaminikud on meil suurimad olnud, ütleme, meil algus, see on põhikirjad järgi on meil, ette nagu algus oli, oma kapital, põhikapital 10 000 oli, aga tänapäeval 10 000 see ei ole mitte midagi, see on vahetusraha on. Et me peame seda tõstma minu arvates. Mina teeks ettepanek, et tõsta 70 000 peale. Ja mitte ütleme rohkem toetusi välja anda, kui ütleme neid protsendid meile sisse tuuvad. Nägin mina viilislindu, suisa silmisi lindu. Nägin mina viilislindu. Metsakodu tuluallikateks on läbi aegade olnud Metsakodu kollid ning Eedla Kotkase valmistatud loteriivõidud. Saara pikku saarikusse, suisa sõna jalgadesse. Saara pikku saarikusse, suisa sõna jalgadesse. Päriliselt lilletöö lendas lindu läbi. Päriliselt lilletöö lendas lindu läbi. Läks mina lindu leide majja, püha lindu püüde majja. Läksin mina lindu leide majja, püha lindu püüde majja. Lendas lindu leidja ees, peitu püüdja poisi ees. Lendas lindu leidja ees, peitu püüdja poisi ees. La 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 la.
minu karjäär nii-öelda kaidlusena on ka olnud, kaidina on olnud ju läinud ühte kindlad joont pidi. Ma ei tea, kuidas see on tulnud, aga muidugi pikkamööda juhiks saanud ja kui Eestis kaidlus 1940. aastal keelati, siis tekkis üks niisugune aeg, kus kaidlust ei eksisteerinud. Aga siis 1944. aastal hakkas jälle tegevus peale ja siis ma olin üks esimesi, kes hakkas kaidlust elustama siin Rootsis. Eesti noorte skautlike malev Rootsis, eks ole. Ja selle maleva juhina ma olen umbes 10 aastat töötanud. Mitte võib-olla kõik iga aasta järjest, aga siis kokku võttes. Ma olen alati tundnud seda skautlust nagu elustiili. See ei ole mitte nii, et kui ma vormi selga panen, et ma siis tunnen, et nüüd ma olen kaid või skaut, aga ma olen see elustiil on mulle meeldinud ja ka ilma vormita ma praegu ka ei ole enam vormi selles. Tunnen ennast alati kaidina. Mida teie soovite? Samasugusel? Üks truutu. Üks truutu? Mis asi truutu? Mis asja truutu? Aga selle võrkpallikooli tegelikult nii, et eestlased tõid võrkpalli Rootsi. Kui me tulime 44. aastal, 45. aastal, siis rootslased ei tulnud veel võrkpallimängu. Hakkasid siis meie järgi proovima ja nüüd on rootslased juba nii-öelda tippklassis, kohtuvad maailma parimatega ja on isegi eestlastega mänginud. Meie võrkpalli kritiseeriti, öeldi, et see pole mingisugune sport, et see passib ainult handikappadel, see on handikapp, see on vigased. Ja, et need siis istusid ja meetermaad oli siis võrk kõrge, need istudes mängisid siis seda palli üle seal. Niisugune kurb väljendus oli. Peab ühte asja veel ütlema, et siis meie mehi oli väga palju kohtunikudeks ja Rootsi meeskondadel nii koostamisel, organiseerimisel oli väga palju neid asjad. Nii nagu võrkpallgi kuulub ka kanuudevõistlus kindlalt suviharja peotraditsioonide hulka. Me istume siin metsakodus Jaani laupäeval koos Rootsi külalistega Skarapori maakonnast, kuhu ka metsakodu kuulub. Meil on siin Hans Jonsson Veedumist, põllumees ja suur Eesti sõber. Nende vahel on, mis sinu nimi on? Rahilde töö. Riida Jonsson ja Inger Jonsson, kes on Rootsi skautide väljaõppejuht Skaraporis. Me vestleme nendega, kuidas nende Eesti kontaktid on teinud Skaraporgi võib-olla kõige sõbralikumaks Eestile Rootsis. Ja, efter en vänort hade ju då Hans Jonsson räägib, kuidas ta möödunud aastal Eestit külastas ja üht vana skaudijuhti kohtas ning temaga püsiva kontakti lõi. Olles ise talupidaja, otsustas Hans aidata Eesti talunikke põllutöömasinate muretsemisel. Jõudnud koju hoolitses ta selle eest, et varustus sai terve laevatäis. Vaatamata sellele, et transpordikulud ulatusid praeguse kursi järgi rohkem kui 200 000 rublale, jõudsid masinad õnnelikult pärale
Sellele aitas kaasa selleks puhuks moodustatud organisatsioon Sõprusside Eestiga, mis juhtis korjandust, kuhu olid haaratud nii skaudid, talumeeste grupid kui ka üksikisikud. Metsakodu on olnud Eesti tutvustajaks ka tuhandetele Rootsi ja teistest rahvustest noortele, kes on siin sageli oma laagreid pidanud. Neil päevil oli siin Rootsi noorte leerilaager. Fader vår, som i himlen, helgat varde ditt namn, tillkommer ditt rike, sker din vilja, så som i himlen, så på jorden. Vårt dagliga bröd, ge oss idag, och förlåt oss våra skulder, så som och vi förlåta dem oss skyldiga är. Och inled oss inte i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo. Till riket är ditt, och makten och härligheten i evighet. Amen. Siin Metsakodus Kirikumäel toimetatakse nii mitmeid üritusi. Näiteks siin sellel kohal ristime ja siin mu taga on ka pult ja siis on altarivõre ja rist. Nagu te näete, siin on alaliselt need asjad, mida me leiame harilikult igas kirikus. Siin on peetud laulatusi ja siin on ristitud ja siin ka näiteks nüüd on varsti, hakkame nädala aja pärast leerilaager hakkab peale 3 nädalat ja siis selle 3 nädala jooksul vahepeal me käime siin pühapäeviti ja peame oma teenistusi. Mitte õnnistamise teenistus. See viimane õnnistamise teenistus toimub kuskil siin läheduses, ma ei tea, kas 2 või 3 kilomeetrit Sandhammi kirikus. Hubane Üütvängsturpi kirik on aastate jooksul kitsaks jäänud arvukatele Eesti leerilastele ning ka nende vanematele ja sugulastele õnnistamispäeval. 150 aastat tagasi ehitatud Sandhammi kirik sarnaneb eelmisega paljus, kuid mahutab rohkem. Seepärast on ta praeguseks leerilaste õnnistamispaigaks. Ka tänavu õnnistati siin 52 Eesti noort. Nende hulgas 3 noort kodu-Eestist. Siis kui saarel suvenägu või ette tuleb puu, kutsumata tõttas kägu, hõiskeid kandis kevatuu, hõiskeid kandis kevatuu. Jättis laialane Tareküla ehtsatest palkidest taredega rajati selleks, et järeltulevatele põlvedele näidata, kuidas eestlased enne vanasti elasid. Nimeks sai ta Ränikivi küla.
Kui Hiiemaa järvepoolsele servale hakati Tareküla rajama, leiti sügavalt liiva alt tuleasemeid. Arvati, et need olid sinna jäetud randa tulnud viikingite poolt. Mine tea, võib-olla olid need Eesti viikingid, kes üle Läänemere rootslastel külas käisid, millega siis muidu seletada, et Metsakodu naaberküla nimeks on puht eestikeelne nimi Härja. Kui sa vaata need vanad palgid, ei ole mingit nägu. Ma ei ole rohkem jõudnud teha. Vanaaegsel laua niisugused tammepuust. 1990. aasta mais meenutati Metsakodus Ränikiviküla asutajat Heino Jõed ning tema elutööd Eesti skautluses. Ränikivikülla istutati tema mälestusmets 100 männitaimega. See mälestusplaadiga varustatud kivi on pühendatud Eesti skautide 50-aastasele tegevusele. Soovides, et Metsakodu ka kodueestlastele nagu omaks koduks oleks, on saanud kauniks traditsiooniks kinkida Metsakodu oma puu kõikidele Eesti linnadele ja ka paljudele eestlastele õnnepuuna. Kirvest on saanud Metsakodu mitteametlik sümbol, kuid mitte kui metsa mahavõtmise vahend, vaid kui põline Eesti mehe tööriist, millega võib palju üles ehitada ja loodustki korras hoida. 50 töötunni eest Metsakodus saab igaüks autasuks nimelise skaudikirve. Luigejärv on ka meie saunakultuuri aidanud ülal hoida. Luigejärve kaldale ehitasid Eesti saunamehed ühisel meelel, ühisel jõul sauna, mida võib-olla on kasutatud kõige rohkem nendest hoonetest, mis Metsakodus on. Ma tõlkada vahe. Kui mõnus aigi jalale. See saun on meil ju olnud rõõmuks üle 30 aasta ja tänu saunameister Aleksander Vilgatsile, kes ise enam siia sauna ei saa tulla, ja Metsakodu sõpradele, kes olid kõik meistrimehed, kui nad sauna siin müürisid. Suure hooga, paljaste kätega pandi sementi kivide peale ja võib muidugi aimata, mis pärast seda juhtus, kui see saun oli valmis saanud. Ja siis ma tagasin selle sauna pooleks, tegin pesuruumi ja siis pistlemisi ruumi. Ja nii on, isoleerisin ühtlasi ka seest ära selle. Suviharjapidu hakkas jõudma õhtusse. Metsateater esitas Ao Vaksi juhtimisel August Kitsbergi naljamängu Surnute kättemaks. Sinu võttama ei jää. Ilmus mõrtsuk. Ilmus mõrtsuk. Näe vaata. Näe vaata. Mis tuu armastus võib? Mis tuu armastus võib korda saata? Mis sa jootsad nõnda tihti? Mis sa jootsad nõnda tihti? Ma joon tuletiku kifti. Ma joon tuletiku kifti. Sure. Oi, luhku! Ja siis mindi lõhkäärde ühislaule laulma. Päike on loojunud ja taevas on kuu. Meil kõigil on tuju, on kõrgemas kraadis. Rõõmus meil süda ja laulab meil suu. Pisti! Rulladi, 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 rulladi. See on ju see iga-aastane traditsioon siis, et see meeskond, kes võitab, nad saavad siis edasi jõud selle joogiga. Ja see retsept
saladune. Keegi ei tea, mis seal sees on. Kuule, mine sina selle Rumbe on ju nii, et me hakkame ühel poolel, siis läheme edasi. Sa hakkad jooma ja siis annad hakkasi teki. Targad! Ja mängisime finaalrollide vastu. Tervis! Sina turga on seal see. Väga hea. Miks? Ma pole autoga. Siis jälle koduõues jalg leiab tutvadi, kuid võõra metsapõues üks koht ei unune. Ja see on metsakodu, meie metsakodu, mis ei unune. See ei unune. Ole homme parem, kui oli täna. Ole homme parem, kui oli neile. Meie elu ja töö ei ole siin olnud kerge. See on samuti olnud võitlus. See ei ole küll sugugi nii olnud, nagu võõra okupatsioonivõimu all tuleb enda elualalhoiu eest võidelda. Meil tuli ka võidelda oma olu ja elu eest, oma perekondade eest. Kõik läks, nagu ta on läinud, hästi. Me oleme suutnud ühe väikse Eesti terviku siia luua. Esmajoones juba see väike roheline maalapp siin, mida nimetatakse noorte paradiisiks, metsakoduks. See on üks meie suuremad noorte töö ettevõtteid ja see ka jääb tulevikuks. Selle metsakodu ümber on koondanud Eesti noored, Eesti vanad, noorte sõbrad ja vanavanemad. Loodame, et see metsakodu annab ka impulsse, jõudu ja ideesid, annab ka edasi üle Läänemere vee sinna, kus need on kängu jäänud, kus võõravõim on need takistanud ja alla surunud ja kus võtab hulk aega, kui elu hakkab jälle normaalselt pulbitsema. Tuli metsakodu väravas on ümbritsetud 4 suunas välja ehitatud tiivikutega. Need kutsuvad kokku eestlasi igast ilmakaarest. See tuli süüdatakse suuremate sündmuste puhul ning ta kestab kuni sündmuse lõpuni. Siis jälle koduõues jalg leiab tutvadi, kuid võõra metsapõues üks koht ei unune. Sinimustvalge on lehvinud igal pool, kus on viibinud Eesti skaudid ja ka Eesti gaidid, samuti siin metsakodus. Need eestlased, väliseestlased, kes on 60 aastat ja nooremad, on, ütleksin, peaaegu kõik lühemat või pikemat aega olnud seotud skautliku liikumisega. Metsakodu ja skautlus kuuluvad ühte, nagu paljud teisedki vabaõhupiirkonnad, Eesti vabaõhupiirkonnad laias maailmas. Peale pikka aega võõrsil
on lõppeks ometi skautlik liikumine, Eesti skautlik liikumine saanud täiuslikuks. Kaidlus ja skautlus on taastatud Eestis. See valge plekk, kus seda liikumist ei olnud peaaegu 50 aastat, on täidetud. Eestis on kah asutamisel midagi taolist, mis siin Metsakodus on näha. Nimelt üks uus vabaõhupiirkond, Kodumetsa, kuhu on teretulnud kõik Eesti kaidid ja skaudid nii kodumaalt kui välis-Eestist. Võib-olla meeles ühel sumedal suveööl 39 aastat tagasi istusin samuti taolise lõkke ümber. Skaudijuhid olime Stockholmi külje all Eesti skautide ja kaidide malevate teises suurlaagris. Õhtuti kui päevane laagritöö oli lõppenud. Kogunesime selle tule ümber, et natukene tagasi vaadata, mis toimus täna, aga võib-olla rohkem juba mõtelda ettepoole, kuidas edasi minna, mida edasi teha. Ühel lõkkel tuli kõne alla ka esimest korda see mõte, et muretseda meie noortele siin võõrsil üks oma kodu kusagil looduses, mille me ristisime lihtsalt metsakoduks. Ja aasta hiljem, imelik kui ei ole, saimegi selle metsakodu siinsamas Tiidani jõe ääres, leidsime paiga, mis oli küll nõgestesse kasvanud ja võsas, kuid meil oli siin siht, et siit tuleb midagi. Ja nende aastate jooksul, mis möödu läinud on, ongi siin juhtunud palju tööd tehtud. Siin on kogunemisi olnud kõike sorti, mitte üksnes skautidele. See metsakodu on nagu saanud kõigi eestlaste kohtumispaigaks. Metsakodu, siin kus me praegult istume, see ei ole saanud, ei tulnud õhust ega armastused. Siin on tehtud tööd, nagu Kutt juba seal nimetas. Siin on pandud palju tunde. Vabatahtlikud käed ilma mingisugust maksuta on teinud seda tööd siin, et jõuda nii kaugele, kui meil siin metsakodu on. Siin oli ainult üks majakene, oli siin peal. Kuna nüüd on väravad kodu Eestis, või need väravad on avanenud rohkem ja avanenud rohkem lähte laiemale. Seda näeme ka metsakodus. Siia tuleb kodu Eestist, nagu eelmine aasta oli skaute õppejuhtide laager, õppepäevad olid ja täitsa õigusmaare. Ja see annab oma tagajärjed nii siin kui meil kodu Eestis. Meil on tõesti rõõm, et me saaksime metsakodust aidata, et me jõuame nii kaugele, et siit metsakodust on üks sild või vikerkaar, mis viiks meid nõnda öeldud teise, mille nimi on Kodumetsa, mis oleks kodu Eestis. Aga just peale neid õppepäevi, mis siin eelmisel suvel toimusid, kus siis osalesid noored kaitskautjuhid, Eesti kaitskautjuhid nii Rootsist, Kanadast, Ameerikast kui ka Eestist. Peale seda siis see sõprus, see kontakt, see isiklik kontakt, mis nende osavõtjate vahel tekkis, ma usun, et see on just selle silla ehitamismaterjaliks. Ja kontaktid on meil nüüd aasta jooksul aina kasvanud ja muu hulgas lähme nüüd siis kaitskaut malevaga siit Rootsist Eesti laagri kaitidele ja skautidele sinna külla ja loodame, et siis sellest saab alus selle ühise silla ehitamiseks. Kodumetsa ära unusta sa iial, kui sind võrsile on viinud elutee.
ikka tagasi sa kodumetsa. Siin on paik, kus saame jälle kohtuda. La 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 la. Tule ikka tagasi sa kodumetsa. Siin on paik, kus saame jälle kohtuda. Kõrge luuja hoia koos su metsa pinda. Hoia kodumetsa ikka vabana. Teema vabaduse eest ju kallis hinda. Ammu tasunud on meie Eestimaa. Teema vabaduse eest ju kallis hinda. Ammu tasunud on meie Eestimaa. Kodumetsa tulge tagasi nüüd jälle. Eesti haimud mitmed kauned võõrad maad. Kodumetsa siis me laulame koos jälle. Eesti rahvaga me kallil koduraad. La 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 la. Kodumetsa siis me laulame koos jälle. Eesti rahvaga me kallil koduraad.